proovime siis täna eesti keeles, kuna tõesti ei ole jaksu enam inglise keeles praegu isegi pigistada. Aju lihtsalt ei võta. Mõtlesin, et teen ka uuenduse, kui ma ei ole parimas hetkes just, kus ma olengi voodis nokis. Ma olen kella 9 saadik üleval on, kell on hetkel 2 päeval. Ma ei jaksa end liigutada. Mul on täna arstivisiit, ma pean neuroloogi juurde minema arutamaks, miks mu valud on, miks mu keha ei jaksa ennast toetada. Ma pean end koguma, kui ma räägin, sest rääkides hingamise puudumine, mul tekib hapnikupuudus. Mul käib pea ringi, ma ei jaksa, ma ei jõua. Ma olen liiga kaua võidelnud ja seis on ainult sama või hulleneb. Sama või hulleneb. Iga kord, kui on mingi progress, on jälle siuksed tagasilöögid. Mul on taas rinnus meeletud valud. Mu jalad hävitavad mind. Me alustasime D-vitamiiniga, kuna mul oli puudus lõpuks nii meeletu, et arstid seostasid ka valusid juba sellega. Nüüd D-vitamiin on normaliseerunud natukene, kuid minu enesetunne sellest paranenud ei ole. Ma olen üle viimase nädala aja ärganud iga hommik iiveldustega. Ma olen vaevu suutnud süüa, ma olen pidanud sundima end sööma, sellepärast et reaalselt kas siis ravimid või haigus või ma ei tea, ma ei jaksa. Ma olen 59 kilogrammi, ma olen 1,81 m, 2 midagi siukest pikk. See ei ole enam normaalne kaal. Ma olen väsinud. Aga ma tahan, et te näeksite ka seda poolt, kus ma tõesti ei jaksa lihtsalt olla enam. Loodetavasti järgmine kord kohtume paremal noodil.